rõõsa elujõust pakatav noor tulevane ema. Vot nii. Ja 2 nädala pärast toimub teie tulevase lapsega esmakohtumine ultrahelis. Ja tulete siis, jah, palju õnne teile ja nägemist. Ja uks kinni, palun! on juhtunud selline lugu, et Tiina, korteriühistu esinaine Tiina
Olle vist väljas, sest tema pidi jutustama järgmise loo Jack Londonist, kuid Tiinat ei ole meie seas. Ja me lähme sellepärast edasi ja me lähme edasi harga koguduse ka peavaimulikuga Jutaga. Ja Juta, valgusta meid, Juta, võta meid oma embusse, Juta, palun, palun, palun. Sajandi keskpaiku valmistanud tundmatu meister. Ta andis oma katele klassikalise nelinurkse kuju. Uksel polnud mingeid ornamente ega mustreid, ainult all paremas nurgas võis näha kriibustust, mille kohta jutustati, et selle olevat oma isikliku kannusega tõmmanud Celestine de Chavarret, Maria Antonetti isiklik favoriiti ja punamütsikese vanaema, vanaisa emapoolne tädipoeg. Mõju oli üks täiesti tavaline ja sellepärast pole temal mõtet pikemalt. Selle valgustuse eest, mis sa meile kõigile siia pakkusid. Kui te nüüd tulevad meie ette kaks psühholoogi, Mari ja Molle, ja nad räägivad meile Oskar Wildist. Palun, tüdrukud, tule lavale. Vabandage, te ei tea mu nime, kui teil pole tähtsust. Tänapäeval on kõige parem kuulsus, sest neil küll pole nime, millega mind kas ma tulin selleks, et teid ära süüa. Kui armas. Olete väga vaimukas, vana proua. See annab teie vaimukusele veel erilise sära. Millesse peaksime tänapäeval tõsiselt suhtuma? Kui nad esitavad teid küsimusi. Ja naised, kui näite naisele tema õige kohta kätte. Olete väga karm enne vastu. Sellest pole. Aitäh teile. Meile küll pole valgust, sest meie ette tahab meie seminaride uus liige. Ja see uus liige on tulnud siia kohile. Ja tema tuleb võtta ülesse. Ja tema on Maare. Ja Maare on Maare. Ja ma palun saalist vaikust, sest see Maare tahab keskenduda. Palun Maare, räägi meile punamütsikest Maare. Tule siit. Punamütsike kallas kahte klaari kalva äärest ja istus tema juurde.